Tere tulemast tagasi! Nüüd te olete saanud põhjalikult arutada omavahel sellest, et kuidas teie organisatsioonide puhul hästi sõnastatud strateegilise planeerimise vahendid, visiooni sõnastus, pikaajalised eesmärgid ja väärtused aitavad või võiksid aidata kaasa sellele, et organisatsioon saaks hoida õiged inimesed sees, selles mõttes õiged, et need, kes sobivad selle organisatsiooni profiiliga ja nii-öelda peletada vale teemale. Asja teine tahk on see, et kui need asjad on hästi paigas, siis suudab organisatsioon üles leida ja kasutusele võtta just tema olemusega hästi kokku minevad projekti algatused ja need ka lõpuni välja kanda. Sellisel viisil, et inimeste huvi vahepeal ei lahtu ja et nad vaikselt minema ei vaju. Nüüd siis jätkame sellega, kuidas ühiskonnaga nutikas seostamine võib tõsta ühest küljest projekti usaldusväärsust ja teisest küljest inimeste pikaajalisele motivatsioonile kaasa aidata. Kindlasti olete mõelnud, milliseid huvigruppe teie asutus, teie ühing teenib ja millistele probleemidele nende huvigruppide puhul ta leevendust pakub või koguni lahendusi püüab pakkuda. Nende asjade kirjapanemine projektitaotlusesse, isegi kui seda otseselt küsitud ei ole, võib anda teile väga häid plusspunkte. Selleks on sobilikud meetodid näiteks sotsiaalne baromeeter, mis teile paljudele täna on juhus ja mitmetele tuntud SWOT-analüüs, aga võimalusi on veelgi. Kui te olete teadlikud mõnest riiklikust, kohalikust arengukavast või rakenduskavast ehk siis poliitikast, millele on võimalik viidata, siis see mõjub hästi usaldusväärselt, aidates ühest küljest näidata seda, et projekt, mida te parasjagu ellu olete viima asumas, puudutab mõnda kogukonna jaoks, ühiskonna jaoks tähtsat probleemi ja teisest küljest, et te olete kursis selle valdkonna tähtsate dokumentidega, et te olete suutlikud. Need kolm tükki kokkuvõttes kajastavad siis vajadusi ühiskonna tasandil.